No hõissa! Avastame maid 9. Jätku osa eelmisele osale muidugi. Olen täna sust tulnud täpselt sellest samasse metsatukka või metsamassiivi siis koos abivahenditega. Et eelmine kord ju oli märg, ei saanud läbi ja täna on mul jälle kummikud. Ja lisaks on ka kaasas droon, millega saab siis õhust vaadata. Ja mul on ka lisaasju kaasas, mis lähevad siis teise videosse üle. Ehk siis näete, mul on üks pakk selle koti küljes, tegelikult selle kotis on veel üks pakk. Need avame neid pakke ja vaatame ka paki sisu järgi ja katsetame. Nii et sellest tuleb eraldi video juba, aga hakkame minema nüüd. Et eelmine osa jäi katki siis sellepärast, et oli märg, nagu näha siin ka. Oli märg, läbi kuskilt ei saanud eriti, mul ei olnud kummikuid ka kaasas, jäi katki. Ja tegelikult ma tegin ka torgus veel laivi samal ajal ja muidugi laivi leviga oli ka probleeme. Ja nüüd ma ei mäleta enam väga, kust täpselt siin minna oli vaja, aga vist oli vaja siia minna. Et vaatame siis järgi, kas siis õnnestub kuskilt siit läbi murda. Mul on vaja jõuda sellesse rabasemasse kohta siis. Ja sealt siis otse saame minna juba Raba nimelisse kohta. Et rabalaadsest kohast läbi ja Raba nimelisse kohta edasi. Siin on mingi loomarada ja jälle vesi, lirts-lärts. Loodame, et siis kummikud teevad täna hea töö. Kinni kuskil ei jää. Ei taha kuskile kinni jääda ju. Ja nüüd võib-olla mõni inimene küsib, miks mul kaabu peas on. Et teistel YouTuberitel on ka ju mütsid olemas. Ja ega ma ka siis mütsita käia ei taha. Mulle ikkagi meeldib mütsiga käia, mingisugune peavari peas. Et siis siin jah, ta on natuke erilisem olla. Et ei taha päris mingi nokatsi mees olla või mingisugune metsavärvides, ma ei teagi, mis asi too nüüd on, ka kaabulaadne asi, vaid ma tulin täiesti linnakaabuga, suvise kaabuga siis, linnainimese kaabuga. Nii et ikkagi tervitust ja et väike kaabu ka peas ja ma juba näen, männid tulevad. Järelikult olen õigesse kohta saabumas. Nii et läheme, vaatame. Nii et lähme nüüd. Olen nüüd vist õigesse kohta, hakkan nüüd saabuma õigesse kohta. Et vaatame kohe, mis siin on. Ja ikkagi lirts-lärts on. Vihma on sadanud palju. Ja lirts-lärts. Aga vaatame siis. Mulle tundub, et see rabasem osa muidugi siin pool. Siit ei veel... Ulsa, kurat! No, nii. Tuleb vaadata maha, mitte kaamerat vahtida. Et niimoodi võib juhtuda. Ja päris rabas juba, kus võib sul seal laukad ka all olla. Mis siis juhtub? Roheline värv ka veel, mis on rabas keelav värv. Või noh, mitte keelav, aga ohtlik värv. Et rabas on ka olemas siis valgusfoor. Aga vastupidi see, mida me oleme harjunud kasutama. Ehk siis kui meie jaoks muidu tavapäraselt on punane keelav, siis tegelikult rabas on hoopis lubab ja roheline hoopis vabast keelab. Et olen muidugi juba sääsetõrje all, et nägu ja käed on juba ära õõrutud sellega, et need vastikud elukad mindi sööma ei tuleks. Ja ka eelmine kord oli see teema, et karu jälgi nägin. Ja muidugi, kui ma siin lõugan kaamera otsa, siis muidugi ka see karu jookseb teisele poole maakeera minu tuleku peale. Aga äkki näeme mingi karu tegevust ikkagi. Olgu siis kas või see väljaheide. Ja olen nüüd kohas, kust ma eelmine kord siis läbi ei saanud. Et praegugi näha, et siin on hästi vesine. Nüüd tulebki leida mul see koht, kus oli see kõrgem koht nii-öelda. Et siin üks koht oli seda kõrgem, üks mändidega piiratud koht ja see on vist siin samas. Ja nüüd on see ala, kus torgud läbi ma ei saanud. Kõik on siin vesine. Mingi puude juurikate peal saab ka kõndida, aga muidu on siin suures järgus väga vesine. Ja siin läheb nüüd lõbusaks. Siin on vist kõik vee all. Ja. Et see tundub olevat mingisugune sügavam ala. Proovime siis läbi murda sealt paremalt poolt, kus mul nagu on meeles vist, et ikkagi sai läbi. Seal olid ühe koha peal olid suured männid. Ja
suur mänd, no ma ei tea, kas ta päris vees ikka kasvab niimoodi nii suureks. Et ma saan aru, kui mingi väiksed männid on, nood on jah, rabased männid, rabamännid nii-öelda, aga kas see nüüd suur mänd tahab seal roigus kogu aeg istuda? Ma ei usu. Et vaatame siit kuivemat pinda pidi minna. Ja mis siin kasvab? Siin kasvab kullerkupp siis. Õitseb ka ilusasti. Et kullerkupud üldsegi on jäänud haruldaseks. Et minu kandis siin oli ka päris palju teatud kohtade peal. Aga nüüd eriti mitte midagi, ma pole rohkem näinudki. Ja siin on veel üks ja siin on ka veel üks. Huvitav, et metsa sees kasvab. Täitsa huvitav. No muidugi. Võiss, aga kaugel need männid enam ei ole. Et männid on juba siit 50 meetrit, natuke rohkem, aga nad on siin samas juba. Nii et need nii-öelda suurem kogus mände. Nii et nüüd ongi võsa ragistamise aeg siis. Mul on tunne, et me tegime ära. Et saime läbi. Sellepärast, et pinnas natuke tõuseb, vesi kadus juba ära. Et ei ole vesine. Ja äkki siis jõuame rappa. Loodame. Ma küll ei tea, mis raba ta nüüd selline on. Või ma ei tea raba nime, aga äkki raba ongi. See raba ongi äkki selline siis. Et liigun siukse rabalisema koha juurde. Kaardi pealt vaadates tundus see nagu rabalisem olevat. Ja läheb ka. Seda ütlen selle järgi ära, et puud lähevad madalamaks. Järelikult on rabasem maastik. Teada olevalt siin muidugi ühtegi rabajärve ei ole. Laugast siis. Siin on siis kraav. Ja siin on turvas. Täitsa ehtne turvas ju. Või mis? No, täitsa ehtne turvas. Lõhnab nagu turvas küll, jah. Nii et siin on mingi turbamägi. Eks seda kraavi siis ole kunagi nii-öelda süvendatud tehtud. Ja tõenäoliselt siis sellest ongi tekkinud turbamägi siia, sest ta on igal pool kraavi ääres, siin ma vaatan. Muidugi päike pimestab praegu ära. Mul päikseprille ju ei ole enam. Need on Emajões. Peab muidugi uuelt vaatama, ega ilma on raske, eriti kui autoga ka veel sõidad. Siis ilma on natuke raske. Eriti kui tee on märg, noh. Ja päike peegeldab selle põmm näkku. Noh, võimatu muidugi ei ole, aga vastik on küll. Sõita ilma prillita. Ja ka kaardi peal oli olemas mingi rada. Tuleb välja, et täitsa mingi rada eksisteerib. Et seda rada pidi saab teoreetselt tagasi ka minna. Ja ta viibki sinna, kus ma torgut vaatasin, et tulen üle kõigepealt. Noh, esialgne plaan oligi sealt raja juurest üle tulla, aga tundub, et sealt tõesti ei saa läbi. Eks näha, pärast proovib. Ja näete, mis see on siin. Ja on nüüd üks kraav, millest üle me ei saa. Miks ei saa? Sellepärast, et see on sügav, seda on näha. Kaamerast aru ei saa. Vaataja lihtsalt aru ei saa. Aga tegelikult see kraav on sügav. Aga miks ta näeb välja, et nagu ei ole, et lihtsalt on natukene mingit sammalt. Siis tegelikult see sammal, kõik on seal vee all. Vaatame kohe järgi. Et vaatame selle kraavi sügavuse järgi. Noh, oi kurat, okei. Ja siia oleks praegu väga mõnus. Et siia oleks ikka väga mõnus praegu sisse astuda. Vaatad, et oih, näed, ma astuks praegu munadeni sisse lihtsalt. Sest märg osa on siin. Isegi nabani. Mina astun isegi praegu nabani siia sisse, nii et siit me üle ei saa. Et see on nüüd koht, kust üle ei saa enam. Et ainult kui siit hea hüppe teha, hea hüppega saaks üle. Aga ja siit ei saa kuskilt ringiga ka minna sellel kraavil. Sest see kraav on nüüd see kraav võib-olla, mis seda vett sinna meile lasebki. Et ma arvasin seda, kui ma nägin juba eelmiseid kraave, siis ma juba arvasin, et
ega see kraav parem ei pruugi olla ja see on veel parem kraav. Tood olid isegi kitsamad natukene kohati. Aga see on täies ulatuses täitsa lai. Nii et lähme vaatame seda pikki kraavi pidi näiteks. Et lihtsalt pärast peab nüüd tulema siis 2 kraavi vahelt tagasi. Sest seal taga lõpus on ka risti jooksnud kraav ette. Et siis ongi nagu piiratud ainult üks sisend ja väljund siis. Aga muidu seal pool on jah nagu madalamad puud särki-värki, et seal nagu tundus siuke lagedam ala täitsa olevat, et võib-olla seal oleks olnud mingi rabajärv ka. Siukene salajane rabajärvekene. Aga jah, jah, ega siit läbi ei lähe. Ja mis siin on? No muidugi. Muidugi, keegi kaotas midagi ära. Keegi peiti saarde ära. Tundub, et jõuan siis ühte rabasemasse kohta nüüd, kus siis nagu kõige rabasem tundub olevat. Siin ongi sookail juba kadunud ja sookailu mõni üksik. Siin ongi juba tulevad need värvid hakkavad esile tulema, mis ma rääkisin ka enne need valgusfoori värksid. Ja siin on ka mingid vanu kraave, mida ei ole siis uuesti nagu kaevatud. Ja siin on nagu kraav ka, aga see on nii madal olevat. Siin on nagu madal kraav ju. Ja ongi. Siin ei ole nii kõrge kraav. Et kas me saame ikkagi üle või? Väga huvitav küsimus. Hästi palju turvast muidugi on siin. Et ma ei tea, kas lähme üle või? Mis see kell on? Vaatame kella. Kell otsustab seda asja. Kell on 7, läptuge läbi. Aga lähme siis natuke üle siit. Lähme vaatame, kas mis asi toos siis on. Äkki on laugas. Nii et proovime siit siis kuidagi üle saada ja näete. Kuhu poole siis vesi liigub? Vesi liigub ikkagi eemale. Et vesi liigub siis ikkagi minema siit, jah. Et seal pool on madalam. Ja seal ma näen mingi laiemat osa juba, mingi kõrkjeid. Ja seal on siis jah, tulev osa. Nii, aga loodame, et siis saame üle, mitte ei kuku vette. Siin ei paista õnneks sügav ka olevat. Ja ups! Ja saingi üle. Saingi üle. Ja siin on ka mingid rajad asjad. Et see asi on siin kaevatud mõne aasta eest. See ei ole väga vana. No nii, arvan, et leidsin sobiva koha. Et tulin ikkagi üle kraavi tagasi. Siia ilusasti päikese kätte. Muidugi sääski on siin küll ja veel. Et nende vastu küll väga palju ei saa. Panin just tõrjad ka natuke peale. Et äkki väldib neid natukene. Ja nüüd hakkab siis tegelema järgmise videoga. Ma alustan uut videot ka siin. Ehk siis tegelikult siit rabast tuleb nüüd hoopis 2 videot kokku, nii et jah. Et lihtsalt ühte videosse kõik ära ei mahu, et teeme 2 videot ilusasti. Ja ei hakka siis suvalise koha pealt lihtsalt pooleks tõikama, vaid teeb 2 eraldi videot täiesti. No nii, mis toimub? Toimub see, et asjad on kokku pakitud, asjad on söödud. Söök kõige parem ei olnud. Ei maitsenud eriti hästi. Ja nüüd on natuke kehva olla ka mõnes mõttes. Süge imelik natukene veits olla. Et ega midagi, aga hakkab siis liikuma, et liikub siis tagasi vaikselt ja vaatab siis seda teed pidi minna, mis see GPS näitab. Või see kaart näitab mulle, et kaardil on see tee olemas, et proovib seda teed pidi siis minna tagasi. Et nalja pärast võib proovida, et äkki saab. Ja et ma lähengi siia kraavi äärde kohe. Siin on see kraav ja lähen seda kraavi äärt pidi tagasi. Et jah, issand jumal. No ei ole mõnus liikuda selle kuradi oapasaga nüüd. Oi kurva. Ja kuskilt pära Peetrist on sattunud siia siuksed asjad lausa metsa. Rappa siis. Ma ei tea, kust pära Peetrist siuksed asjad siia sattunud on. Aga ma ei tea. No jah, kuskil on see mingid rehvid sattunud. Teagi, kus nad siis niimoodi tulnud on. Et ma ei kujuta ette. Ja olengi tagasi selle ära peal ja nüüd läheb sinna poole. Et nüüd liigub siis sinna poole, kus ma siis enne ei tulnud. Et kaardi pealt vaatasin, et mingi rada läheb. Proovib sealt siis ikkagi läbi vee minna. Et hakka ringiga kohe tatsama. Vaatame, loodame, et saab läbi. Ja millist pidi siis minna, millist aru pidi.
proovime minna seda paremat aru pidi. Seal paistab ka mingi metsa vahel olevat, jupp metsa. Et see on nagu, jah, siin on nagu suurem tee ka, et seal on nagu mingi vanem. Mingi loomarada läheb siit läheb nagu mingi ATV rada. Et loodame, et siit saab läbi. No peab saama, kui ATV-ga läbi saadud on. Aga noh, see on suht kinni kasvanud, ehk siit ei ole aastaid tõenäoliselt ATV-ga sõidetud. Ja siin on mingid tuulemurrud ja mingisugune auk, kuhu hea mõte päris sisse astuda pole. Ja nüüd tulebki see problemaatiline ala, kus siin on märg, vesine, lägane. Aga proovib ikkagi läbi saada kuskilt siit. Ja siin on ka see kraav nüüd. Selle sama metsatukaga peakski see kraav ära lõppema. Et siin on nüüd see kraav, millest me enne üritasime üle saada. Ja kuskil seal ta peaks nagu ära lõppema. Aga kas siin on jälle kraav või? Ja ongi. Siin on see sama kraav. Ehk siis siit ei saa läbi. Oleme tupikus või? Et ma ei tea, siin on üks nott on üle jõe. Või mis jõe? Üle selle kraavi. Ma ei tea, kas see kannab mind või? Ega siin tõenäoliselt on sügav ka see juura. Siit saaks teoreetselt üle, kui see ainult kannaks mind. Ei, see kannab küll. Siis on sild olemas, lähme sillast üle. Loodame, siis käntsa ei käi. Kurat küll. Nüüd üritame siit kuidagi hakata läbi vantsima. Et see on nüüd see mäda ala jälle. Aga vaatame siit lagedamast kohast ikkagi läbi vantsida. See väike vesi, mis siin all on, see ei ole hullu midagi. Peaasi, et me nüüd seda kraavi sisse ei astu, mis siin kuskil siin samas nüüd on. Et enam-vähem saab läbi küll. Et nüüd ma tean, et siin on sild ka olemas, et nüüd saab tulla paremat teed pidi. Sest nüüd ma olengi siin, kus need kased on ju. Ja, kaskede kohas olen, kus see raie tehtud on. See arvendus nii öelda. Et lõpuks sain soost välja. Nüüd on siis kuiv maa. Ma nüüd mõtlen, kust minna. Jälle kullerkupp muidugi ja rohkem kui üks. Ja ma arvan, et ega me jahitorni juurde võime tegelikult minna küll. Seal oli ju kaamera alus kunagi. Läheb vaatad, äkki on nüüd siin on mingi rajakaamera ilmutatud. Ja ongi tuttav koht. Vaatame, kas siis rajakaameraga kodus. Loomad on muidugi sonkimas siin käinud. Ei ole, täna ei ole. Veel ei ole. Aga ega midagi. Selline video seekord. Kui teile see video meeldis, siis pange kindlasti like. Ja kes ei ole veel jälgima hakanud, et tellima, subscribe'ima, siis hakake kindlasti jälgima. Ja see, kui te subscribe'i panete, see näitab mulle seda, et teile sisu läheb korda ja te tahate, ma teeks veel rohkemgi. Ja jagage oma sõpradele tuttavatele kindlasti, et nemadki seda kanalit avastaksid ja liituksid ka. Ja kui midagi sõna sekka öelda, muidugi, kommentaarium on alati avatud. Nii et ega midagi, aitäh, et vaatasite ja tšauki!